Kui lihtne on inimesi petta? Väga lihtne. Polnud nagu mitte midagi sellist, mis kahtlust ärataks. Miks peaks keegi müüma nii odavalt festivali või kontserdi pilet? Festivalid. Üritus, kus saab oodata 3 tundi järjekorras, minna vihma eest varju ja siis oodata oma lemmikartisti, kes hilineb 0,5 tundi. Not ashamed to admit it. It's hell in there, it's horror. Mis siis ikka? Järelmüügist pilet, tatsad rõõmsalt kohale, aga tuleb välja, et sul ei olegi toimivat piletit ega ka raha. Kõik algab süütult. Ürituste kommentaarides ilmub välja inimene, kellel jäi pilet üle. Hind on mõistlik, profiil näeb välja normaalne ja pärast makse tegemist saadetakse sulle kuuarist pilt. Kas see on turvaline? Loomulikult mitte. Kas ürituste korraldajad ja piletite müügipunktid tuletavad seda iga aasta meelde? Jaa. Kas ikka veel on näha postitusi, et appi, pettur? Ka jah. Räägi, miks sa ostsid järelturult pileti? Kuna mu enda poeg laulab laulupeol, siis ei olnud ma algselt kindel, kas nad saavad edasi või mitte. Aga sel hetkel, kui ma laulupeo lehte vaatasin, ei olnud enam müügil üldalale ja suurele kontserdile ei olnud pileteid, siis ma panin nädal, kui rohkem tagasi äkki panin kuulutuse pileti, ostan müük, mis Facebooki leht on, panin sinna kuulutuse ja algselt, kui ta mulle saatis, et soovite laulu peale pileteid, siis kui ma tema nime Facebooki panin internetilehte, siis ei löönud tema kohta mitte midagi. Aga minu enda lollus oli see, kuna ma ei olnud liitunud teatud teiste gruppidega, sest temast oli juba tehtud 3-4 päeva enne siis nagu need postitused, aga kuna ma ei olnud nende gruppide liikmeid, siis ma ei näinud ka paraku need postitusi. Neid skeeme on tegelikult mitu, alustades kõige tavalisemast. Kloonitud piletid. Pettur ostab ise ühe päris pileti, võtab QR-koodi ja müüb selle koopia 10 inimestele. Kes esimesena kohale jõuab, saab toreda festeri kogemuse. Teised saavad ka kogemuse, ainult et teistsuguse. Võlts PDF. Nemad ei osta midagi. Lihtsalt võltsivad terve pileti välimuse. Pileti numbri, nime, kuupäeva, logod ja nii edasi. Kõik tundub reaalne, kuniks turvaväravast töötaja vaatab sind nukra pilguga ja ütleb, et seda piletit ei eksisteeri. Võlts järelturg. Kogenumad varganäod teevad juba terve lehe, kus saab pileteid osta. Võib välja näha nagu ametlik usaldusväärne Eesti leht. Annad oma andmed ja sisestad pangainfo. Boonusena kaotad lisaks piletile ka ülejäänud kontojäägi. Põhimõtteliselt siis ta andiski mulle oma pangakonto numbri, kuhu ma raha kannan. Ma küll ei vaadanud, et kuidagi imelik konto on, aga pärast kui siis ma kirjutasin, kaugel on piletid, ta ei vastanud mulle, luges läbi. Siis ma küsisin uuesti, et kaugel piletid on, siis ta hakkas vabandusi tooma ja mõned tunnid hiljem õhtul ma kirjutasin talle, et kui sa mulle piletiraha tagasi ei kanna, teen ma avaliku postituse. Ja siis põhimõtteliselt tema vastused olid, et teda ei huvita ja temagi poolest ma võin neid avalikke postitusi teha ja oligi selline vestlus meil ja me näeme neid väikseid märke, mis ütlevad, et äkki on kahtlane. Tal on 12 sõpra. No okei, kõik ei peagi väga populaarsed olema. Tal on lilleke profiilipildiks. No okei, äkki ei saanud seda head selfit. Ta kirjutab ilusti. Meile on ju selgeks tehtud, et petturitel on ikka kirjavead. Mis selle ostu tegi usaldusväärseks? Kusjuures selles suhtes, et tal oli, algselt, kui ma tema kontot vaatasin, siis tal oli ka tehtud eelmine aasta postitusi, nagu teatud üksikud postitused. Siis ma ei pidanud seda kahtleks, et kui inimesel on Facebook olnud mitu aastat, siis sa teedki mingid postitusi, sa teed ikka. Ma pärast avalikult, hakkasin teda netiteel otsima, siis tal oli pandud oma Facebook kinni, nii et ma nägin põhimõtteliselt ainult nii väidetavat töökohti, kus ta töötas. Võtsin ühendus, siis kahjuks need ütlesid mulle vastasid selle peale, et ta ei olegi seal kunagi töötanud, et neil ei ole kahjuks selle inimesega mitte mingisugust pistmist olnud. Minuga võttis ühendus üks naisterahvas, kes ütles, et tema sai täpselt samamoodi, sama summaga, sai ka samamoodi petta ja täna hommikuse seisuga, kui ma vaatasin neid postitusi, mis temast avalikult tehtud, oli äkki 6 inimest. Me ei taha uskuda, et keegi just meid petab, aga ometigi see juhtub, mis sest, et me oleme teadlikud nendest riskidest.
ma ei mõista hukka inimesi, kes ei osta esimese lainega pileteid ära. Järelturul shoppamiseks on põhjuseid palju. Odavam hind, hilinesid ostmisega, sest et sa ei teadnud, kas sa oled ürituse päeval vaba. Ametlikud piletid ostetakse sekunditega ära. Või siis sa oled lihtsalt natuke laisk, mis on ka okei. Aga petturid teavad neid nõrkusi väga hästi. No ühest küljest, kui me täna kas või vaatame neid suurte staaride piletihindasid, siis need on ikkagi üsna kallid ja arvestades võib-olla sellise keskmise eestlase elujärge täna, ma väidan, et need on suht koht üle jõu käivad ja kui nüüd ühel hetkel pakutakse neid pileteid ootamatult soodsa hinnaga, siis ma usun, et väga paljud seda võimalust soovivad ka kasutada. Ja eks see tehakse nagu täna mõnes mõttes nagu lihtsaks ka, et kasutades selliseid internetikeskkondasid, kus inimesed on juba täna hästi palju harjunud nii-öelda shoppama, oma oste nagu tegema, siis see usaldus võib-olla keskkonna vastu on kõrge ja need kaks asja tingivadki selle. Kui ma panin oma Instagrami üleskutse, et kas sina oled saanud petta või kui sa oled ise pettur, siis palun kirjuta mulle. Ega ma väga ei oodanud, et ükski pettur mulle päriselt kirjutaks, aga siiski üks seda tegi. Päris suvitavad pakkumised. Osta nüüd, kui tavahinnad on puhkusel. iPhone 16 Proga on päris suvitav surfata. Galaxy S25 ja Watch 7 nutikellaga on päris suvitav sportida. Ja JBL Partyboxiga on päris suvitav mussi kuulata. Rohkem infot Telia esinduses ja e-poes. Telia. Ma leppisin kokku temaga intervjuu, kuhu ta ei ilmunud, aga õnneks vastas ta mu küsimustele enne kirjalikult, nii et need ma saan ikka ette lugeda. Kui lihtne on inimesi petta? Väga lihtne. Kui paljusid sa oled petnud? Ma ei oska täpset numbrit öelda, kuna olen mingi 5-7 aastat inimesi petnud igasuguste asjadega, aga ma võin öelda, et umbes olen välja petnud mingi 15 tonni. Milliseid oskusi on vaja, et sellist skeemitamist teha? Veenev pead olema ja veits Photoshopi ka vaja ikka osata. No ja kui ikkagi rahatahe on suur, saab igaüks sellega hakkama. Kui me rääkisime enne, siis ta veel mainis mulle, et ta peab selle intervjuu tegema kindlasti anonüümselt, sellepärast et tal on juba tingimisi karistused ja kui sellest veel teada saadakse, siis ta läheb kindlasti vangi. Oletame, et oled langenud lõksu. Mis nüüd edasi? Kas sa sõimad skämmeril näo täis, nagu see indiviid Beachgrindi postituse all? Või lähed politseisse? Või lihtsalt sabajalga vahel haletsed ennast? Mida saab teha üks inimene, kes on selle piletiga petta saanud? No esimene asi on loomulikult teavitada Politsei- ja Piirivalveametit. Loomulikult meil on teatud limiteeritud võimalused, olenevalt nüüd sellest, mis on selle pileti hind ja maksumus. Et kõik, mis sööb 200 € piirmäära, on väärteomenetlusseadustiku alusel menetletav ja seal on need piirangud väga selgelt tuntavad ja kõik, mis siis on üle 200, menetletakse kriminaalmenetluses, kus siis need võimalusi on mõnevõrra rohkem. Et kontod ei ole tavaliselt nende inimeste päris nimedega, et kuidas siis sealt üldse midagi saab teha? See teebki selle olukorra võib-olla politsei jaoks hästi keeruliseks. Ühest küljest kriminaalmenetluses on meil õigus selliseid pangaandmeid pärida ja küsida, kes on siis selle pangakonto päris omanik. Väga paljud need piletiostud jäävad kõik väärteomenetluse piirmäära, ehk siis alla 200 €, siis kahjuks kehtib õigus väärteomenetluses meil selliseid päringuid teha ei võimalda. Ja võibki ette tulla, et need vastused, mille politsei lõpuks siis piiratud uurimistoimingutega, mis me teeme, tulevad tagasi, et kahjuks ei õnnestunud meil siis nii-öelda seda kelmi tuvastada. Aga kuidas siis ennast kavalpeade eest kaitsta? Kuidas teha nii, et iga su ostetud pilet toimiks ja et turvamees ei peaks sind kratist tirides ürituselt välja viskama? Kontot tuleb alati kõige esimesena hakata vaatama. Küsimusi peaks tekitama eeskätt tõesti, mis on selle konto sisu, mida see inimene oma elust on sinna lisanud, kui autentne see tundub täna nagu üldse olevat. Ehk siis jah, nende libakontode tegemine võib tõesti ulatuda nagu väga kaugetesse aegadesse, aga keskmisel inimesel siiski ütleme see konto haldamine ja oma elu eksponeerimine siiski on keskmisest kõrgem. Ehk siis see võiks tekitada nagu sellise esimese võib-olla küsimuse. Alati tasuks guugeldada need nimed läbi.
meil on väga palju gruppe, kus sellised petturid on kõik kirjas ja võib-olla tuleb see nimi sealt taha või guugeldada kas või seda kontonumbrit, et võib-olla on varasemalt just nimelt kontonumbriga seoses mõni pettus olnud. Kindlasti tasuks nagu jälgida seda poolt ka, et kas see lause ülesehitus või see teksti olemus on nagu päris, et ma usun, et jätkuvalt Google Translate'i kasutamine on aktuaalne ja loomulikult pildid, mida inimene oma profiilile võib üles panna, tasuks jälgida sellise pilguga, et kas see võib olla AI koostatud. Et täna me oleme hoopis teises maailmas, võib-olla kus me olime paar aastat tagasi. Ehk siis need on kõik need esimesed asjad, mida inimene võib-olla saaks ise teha, aga kõige suurem küsimus ju on see, miks peaks keegi müüma nii odavalt festivali või kontserdipilet. See küsimus tuleks alati endaga nagu kaasa võtta ja see võiks jätta sellised küsimused õhku, et kas see ikkagi on päris. Ja mis kõige olulisem? Hoidkem kainet mõistust. Piletitega kauplemine on üks kõige populaarsemaid pettusid Eestis, nii et see egoistlik mõtlemine, et minuga ei juhtu. Mõtle enne, kui sa hakkad Mõtle enne, kui sa hakkad mustalt turult õnne otsima. Kahju lihtsalt, et inimene, kui nüüd ametlikult see asi, ütleme, politseisse läheb, kahju, et inimene oma elu ära rikub sellega, et kas siis on parem see, et sa oled terve elu häbiplekk või siis see, et sa lähed nagu ausale teele ikkagi.